Armu ja rahu, armas kogudus. Alustaks ühe kirjakohaga, mis mul tuli hommikul. Markuse 8:34-38. Ja ta kutsus rahva enese juurde ühes oma jüngritega ning ütles neile: kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ära ja võtku oma rist enese peale, järgigu mind. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle, aga kes iganes oma hinge kaotab minu ja armuõpetuse pärast, see päästab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks? Või mis võib inimene anda oma hinge vahetushinnaks? Sest kes häbeneb minu ja mu sõnade pärast selles abielurikkujas ja patuses tõus, sellepärast häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa auhiilguses ühes pühade inglitega. Amen. Loodan, ma väga pikalt ei hakka rääkima, aga olulised asjad siiski räägin. Olen siis Rene Saimraja, pärit olen Hiiumaalt, kus kasvasin koos loomade ja ilusa looduse keskel. Vanemad olid mul joodikud, nii sõna otseses mõttes kui nii võib öelda. Alguses, kui ma küll sündisin, siis nad seda alkoholi nii väga ei manustanud, aga midagi neil juhtus ja siis hakkasid sellest järjest enam. Hakkas alkohol võimust võtma. Eriti hulluks läks siis, kui Eesti Vabariik tuli 91. aastal. Siis nad ennast ei leidnudki ülesse. Võib öelda, et nad ei olnud üdini halvad inimesed, aga kurjad vaimud said tegutseda võimsalt nende sees. Kahjuks need mõlemad jäid surnuks. Ema aastal 2015 ja isa aastal 2007. Ja isapoolne vanaema oli ka, selles mõttes oli ta alkoholiküüsis, et ta napsutas, kui ta kirikus käis, siis ta ei napsutanud, aga kui ta ei käinud kirikusse või sinna jõudnud, siis ta napsutas ja mina ei tahtnud üldse sinna vanaema juurde minna, et ütlesin isa, ära mind sinna vii, et see oli nii jälestav või vastik, sest kui ta oli napsutanud, siis ta hakkas kuidagi mind kiusama ja mulle see ei meeldinud. Ja mingi hetk hakkas ta seda usku ka mulle peale suruma. Teatavasti, kui usku peale surud, siis ei taha sellest mitte midagi kuulda. Mõnes mõttes oli see hea, et kodus olid piibel ja oli laste piibel ja midagi ma sealt lugesin, aga midagi mul külge küll ei jäänud sealt tol hetkel. Aga iseenesest Hiiumaa oli hea koht, kus kasvada ja väikses Palade koolis käisin, seal oli 15 inimest klassis ja oli siuke tore. Ja siis hiljem läksin Kärdla keskkooli, lõpetasin seal 98. aastal. Ja pärast seda siis ülikooli läksin loomaarstiks õppima. Isa veel ütles ennem, et ära siis kurvasta, kui sa bioloogiat ei saa õpitud, et ma tahtsin tegelikult bioloogiat õppida. Mulle meeldisid need kõikvõimalik loodus ja loomad ja putukad ja kõik muud. Rohkem kui inimesed. Inimesi ma kartsin tol ajal, isegi ajalehte ei julgenud mingi hetk postkastist võtta, et hirmud olid erinevad. Mõningatest räägin veel natukene. Aga see on siis lühidalt see lapsepõlv. Lapsepõlves mind kiusati ka koolis palju, et sülitati jala peale, öeldi, et laku ära aga siis tuli isa kooli ja seisis minu eest, ma ise ei suutnud seista. Ma tagantjärgi mõtlen, et see võis olla Jumala arm, et isa minu eest seisis ja hoidis. Rääkisin isale ära kõik, mis koolis juhtus, kes kiusas ja nii edasi.
Osad klassikaaslased ka seisid minu eest, et ärge Reneed kiusake aga üldiselt seal oli erinevaid juhtumeid ja tööõpetusõpetaja pani mulle paugu keskõhtu, pani mulle rusikaga. Ja siis ma ei julgenud seal aasta aega käia, et ta tegeles ise karateega ja siis ma ei julgenud nagu treida ja siis ilmselt tulid seal mingid hirmud ja teemonid mulle ka sisse sealt kindlasti. Hiljem selle mehe saatus oli kurb, et ta poos ennast üles, ja siis koduvägivalda oli ka päris mitmeid, et isa lõi emale noaga põlve ja peksis teda korduvalt, et silmad olid sinised ja kisa ja seda oli palju nagu, et õppeedukus oli mul mingi aeg, oli seal 2 ja igasugused erinevad hinded. Ja 6. klassis oli nagu väga raske. Ma mõtlesin, et ma ei lõpetagi seda ära. Et koduvägivald ja kõik see kiusamine ja isa karjumine oli rohkem kui hullem, kui keegi oleks vitsa andnud. See käis siit, kui ta karjus, siis käis siit nagu, see oli päris juba. Aga tegelikult oli nendest vanematest kahju, sest nad ei teadnud, mida nad teevad ja nad olid sellest, üritasid leevendust leida alkoholist ja nii selle elu läks. Aga nüüd ma räägin need lood, mis nagu kõige rohkem vapustasid nagu, või raputasid seda minu elu. Eest aastal 2008, kui üks inimene pakkus mulle, et võiksid hakata tegelema, proovida joogat, proovida sellist vaimset praktikaid, kuna mu elus olid sellised paanikaod ja oli kogu aeg tühjus ja selline ärevus ja võib-olla ka seotud selle koduse olukorraga. Siis ma haarasin kõigist nendest õlekõrtest kinni, mis siin maailm pakub. Ja hakkasin siis tegelema joogaga. Seal juhtus kohe huvitav asi, et hiljem, ma ei saanud alguses aru, et see vale on, aga hiljem sain aru, et pilt oli seal joogaõpetaja, kes oli juba ammu surnud. Seda siis nagu kummardati seal tunnis. Huvitav oli ka see, et seal räägiti meie isa palvet koos selle joogaharjutustega. Hiljem ma sain sellest kõigest aru, tol hetkel ma ei saanud midagi aru. Ja siis viirukid ja küünlad ja kõik muu käis sinna juurde ja joogapraktikat, siis need pildid ja asjad ja küünlad olid mul suht kiirelt kodus. Hakkasin neid kummardama ja siis see asi läks. Ei saanud midagi aru, et valesti oli. Vahepeal käisin ka karatees, kuna ma tahtsin midagi näidata, et ma olen. Võib-olla kellelegi pasunasse oleks pand hea meelega. Sest olin kuidagi kiusatud noorena ja tahtsid ennast näidata. Seal sai mitmed harjutusi tehtud ja mulle iseenesest ka meeldis, aga seal toimus ka selline asi, et seal kummardati seda õpetajat ja alati enne tundi 10 vustavööga inimene, kes oli Jaapanist, kõva tegija. Aga kuna mulle sport meeldis, siis mulle meeldisid ka need harjutused ja kõik see, et midagi seal nagu võlus. Sport mulle meeldis juba lapsena, et ja siis kuna need joogad ja asjad on ka sellised sportlikud või sellised kavalad, siis need Astanga ja Ata ja need erinevad joogad, mis seal reklaamitakse, sealhulgas ka Pilates, on sellised sportlikud sugemetega ja tegelikult on nad teemullikud ja väga ohtlikud. Et sealt läks see asi täie auruga nagu edasi, et anti nagu kuuma juurde. Tulid joogafestivalid, osalesin seal, olin korraldustoimkondades, tol ajal ei teadnud, et see vale on. Pisarad tulid ka seal joogaharjutustes, ma mäletan, et tundsin, et võib-olla see ongi nagu õige asi. Hiljem sain aru, et ei olnud.
Ja siis tulid kõikvõimalikud muud praktikad sinna otsa veel, reikid, vabastavad hingamised, konstellatsioonid. Ma ei jõua neid siin vist ette lugeda, aga kõikvõimalikud New Age'i praktikad, mis on võimalik läbi teha. Ma sukeldusin sinna sisse ilusti korralikult ja tegelesin ka süvitsi Kundalini joogaga. Ja sealt läksid asjad palju hullemaks, kui enam olid. Hakkasid igaöösed paanikood. Ma tundsin ühte harjutust tehes kodus, et hing läheb kehast välja. Ma nagu tõesti paha hakkas, nagu halb hakkas, nagu kohutas mind, et nüüd ma vist lähengi, lahkun siit kehast. Et üksinda kodus olin ja siis kummardasin seda pilti. No siis olid juba teised pildid seal. Siis üks pilt juba kadus, tuli uus asemele. Küünlad, pildid, viirukid ja pikad harjutused. Ma natuke jagan sellest lihtsalt pikemalt, ma väga pikalt sinna ei peatu, aga et inimesed nagu saaksid aru, et see on tegelikult väga ohtlik tee, et kui keegi kuulab YouTube'is või kus iganes siin samas koguduses, et need kristlikud joogad ja mis siin pakutakse, need ei ole kindlasti head asjad. Et suured uksed teemonitele, et minul hakkas ka see joogast pihta ja uksed valla, vaimud sisse. Ja sealt tulid siis erinevad inimesed minu ellu, erinevad terapeudid, kes soovitasid ka lõpuks ka nõia juurde minna. Mäletan, et ma käisin seal nõia juures, siis et pidi olema lahe ja vägev ja mis seal kõik pidi olema. Et tervendab ja elu läheb paremaks. Ja siis mäletan, et seal Pärnumaal oli pealuu oli seal, oli ukse peal ja siis läksin sinna sisse, seal oli nagu sükene lauda või selline sauna vahepealne koht ja paksult oli täis ruunikive seal. Kui ei tea keegi, mis ruunikivid on, siis nendega saab ka ennustada ja palju pahandust teha. Ja siis ta pani mulle käed peale posis ja ütles, et eriala on su vale, et see on liiga raske, mine õpi massaaži. Absoluutselt mingi huvi ei olnud mingit massaaži vastu. Ma käisin seal praktikate käigus tantras ja igal oli erinevates vabastavates tantsudes, seksuaalsetes tantsudes, igasugustes erinevates tantsudes. Ei haakunud mulle küll mingit massaaži seal. Ja siis ta ütles, et sa sured vähki, et sul mingi soolte vähk või mis iganes seal pidi tulema. Maa probleemidega ma sinna läksin, aga tulin tagasi märksa rohkemate probleemidega. Ja samal ma mäletan, ma kuulasin seda Lea Liitmat, mulle meeldis siis oli see Lea Liitma läks ka pendli ja nende meestega. Ühesõnaga läks teises suunas kahjuks. Ja siis ma sõitsin vastu puudöösel ja et ma ellu jäin, ma uskusin nendesse kristallidesse, siis kõik kristallid voorasid mind sinna auto alla ja igale poole. Padja alused ja kõik oli mul kristalle täis, erinevad kristalle. Ja joogapoodi või seal vanalinnas olid mingisugused kristallipoed ja siis ma käisin need kõik läbi ja ostsin sellel päris kallite rahade eest. Need pidid aitama mis iganes erineva asja vastu seal. Ja siis hakkas mul eesnäärbe valutama, siis ma põrutasin seal ennast ja tänu Jumalale, et ma ellu jäin, ma usun, et Jumal kaitses mind tol hetkel, mitte need kristallid. Ja ka inimeste palved, mis tehti tol hetkel ka. Et kogu selle aja vältel on mul üks sõber Tartus, kes on ka nüüd kristlane juba olnud päris tükk aega. Tema palvetas minu eest ikka üle 5 aasta. Ja ma arvan, et need palved kandsid, sest ta vahepeal ütles mulle, et ta ei jaksagi palvetada selle mehe eest, et see mees on kadunud. Ja siis Jumal ütles, Jeesus ütles, et kindlalt, et palveta selle mehe eest edasi. Palveta edasi ta mehe eest. Ja siis ta palvetas edasi jätkuvalt, kui ise nagu lihas võib-olla poleks palvetanud. Ja siis ta nägi kõike seda, mis minuga toimub ja kus ma kõik teen ja korra isegi küsis, saime Tallinnas kokku, et
kuule, et kas see jooga annab sulle raha või no kuigi teadsid, et mul olid finantsilised raskused ja külmkapp oli tühi ja paanikahood öösiti ja märkasin öösel üles, siis olid sellised paanikahood, et niimoodi ärkasin üles. Et hiljem sain aru, et need olid teemonid, mis minu sees pulbitsesid. Ja pärast seda nõia juures käimist oli siis see, et ema suri ka samal aastal. Siis mu tervis läks halvemaks, paanikahood läksid jällest võimsamaks öösel, hullemaks. Nendele ma ei saanudki nagu leevendust. Käisin siin terapeudi juures, käisin igasugustel, maksin seal palju raha ja tegin neid joogaharjutusi erinevaid, et pidid aitama seal, mis küllust tooma ja raha ja kõike muud asja. Midagi ei toonud. Ja siis samal aastal suri ka mul parim sõber ära. Siis suri mul ka vanatädi ära. Hiljem sain aru, et see oli needus, mis mulle peale pandi tegelikult. Tööd mul ei olnud eriti, kuigi selle ärialaga peaks igal pool tööd leidma. Tööle ma ei saanud ja olin selline ebakindel, vahetasin tööd nagu sokke vahetasin siin. Et lõpuks ei tahetudki tööle, et selline ebakindel ja selline ärev ja tühjus oli sees kogu aeg, nutsin iga õhtu. Selline ängistus oli peal kogu aeg, olid mingid selline rõsutus ja rusutus ja selline ängistus ja ma ei tea, suht halb oli ja siis ma võtsin neid eneseabiõpikuid ja joogaõpikuid ja mis ma seal lugesin ja läksin ka joogaõpetaja kursustele ja see ei olnud üldse minu tahe, aga see joogaõpetaja nagu surus, et sa võiksid ikka minna ja sa oled selline, ma ei tea, mida ta minus nägi, aga ja siis ma läksin ja ma mõtlesin, et universum annab siis raha, et mul endal pole midagi, et jooga kursus maksab 3000, et ma ei tea, mis ju ta siis annab. Läksin sinna kursusele ja siis raha ei tulnud, midagi ei tulnud, tegin sinna harjutusi, läks hullemaks. Siis ma ütlesin joogaõpetaja, mis saab siis nüüd, et teen sinna harjutust, midagi ei muutu. Siis ta ütles, et pane seda harjutust, pane neile hirmudele vastu, pane läbi sellest kõigest, tee seda tund aega, 10 tundi tee seda harjutust. Pane seda 2000 € eest, seda harjutust sinna. Siis ma mõtlesin, et appikene, ma ei tea, mis asja. Ma tegelikult ei taha seda. Ilmselt siis olid mingid palved juba mõjunud, sest muidu võib-olla oleks midagi tahtnud. ja see oli nagu selline tõest ausalt öelda selline nõiaring, et ja antidepressandi ma tolle ajal ei söönud, kuigi varem ma sõin, esimesed antidepressandid sõin vist 93. aastal. Need ei aidanud ka mitte midagi, et selles mõttes, et nii kui need ära lõpetasin, siis tulid kõik need paanikahood ja ärevused ja kõik tagasi, et mitte mingit kasu nendest ei olnud. Et sel ajal, kui ma neid sõin, siis olid kõrvaltoimed ja tukkusin ja selline väsimus oli. Et kasu ei ole sellest midagi. Kutsusin kiirabi ka, mäletan seal mingi sel ajal, kui ma neid joogasid asju tegin, et kutsusin koju ja see kiirabi vaatab mulle otsa, et kuule mees, sa oled loomaarst, et aita ennast ise, et me ei oska siin midagi teha. Ja siis läks kiirabi minema ja midagi teinud ja siis ma jäin siin istuma, mõtlesin, arstid ka ei aita, et tegelikult ma ei olnudki arstide käest mingit erilist abi saanud, et nõia juurest ka ei saanud abi ja enda terapeutide juurest ammugi mitte. Aga mul oli nagu selline kitsikus juba käes, et kõik oli nii jama see elu ja ma tegin neid joogaharjutusi ja praktikaid ja siis põhimõtteliselt tulid mu ellu puukallistajad, igasugused kummalised inimesed. Kanepit tõmbasin ja igasugused ajurvaskat ja asju, mis on Lõuna-Ameerika mingisugune pidi olema väga hea jook. Aga need viisid mu elu täiesti tühjusesse, täiesti sellisesse
no see oligi põrgutee tegelikult, see oli üks elav põrgu. Ja lõpuks läks see asi nii kaugele, et vaatasin neid ronge seal Balti jaamas, et no tõsiselt vaatasin neid ronge, et sinna rööbaste alla oleks päris mõnus ennast heita, et mul ei olnud elul mingit mõtet. Absoluutselt mingit mõtet ei olnud. Ja minu elu ümber olid ka sellised inimesed, kes nagu mingid vedasid mind kaasa erinevatesse kohtadesse ja et tegelikult kõik need jooga inimesed, kes seal olid mu ümber, need olid tegelikult sisemas katkised, nad ise tahtsid ennast hävitada, nad olid vihased, nad olid kurvad ja nii edasi, tegelikult on lihtsalt katkised inimesed, kes teevad seda joogat ja õpetavad seda edasi. Võite isegi arvata, et sealt midagi head ei tule, et neid ennast oleks pidanud keegi aitama. Ja ma mäletan ühte seika, mis oli päris kummaline, et ma käisin, mul raha ei olnud, ma tahtsin toiduraha, et kapp oli tühi ja saaks vähemalt mingit leiba ja midagi osta, et mida teha siis, et keegi ei anna ju raha niisama. Siis käisin seal Viljandimaal ja üks inimene oli seal, kes tegeles nende New Age'i erinevate praktikatega ja ütles mulle õhtul, et kuule, sa ei ole seda palka väärt, kuigi ma seal labidaga igipullid otsa ees tegin päev otsa tööd ja kaevasin seal maad ja siis vikatiga niitsin seal. Ütles, et sa ei ole midagi väärt, tule õhtul tantsima, et siin on äge, et siis ma sain nagu aru, et see nagu ka ei ole õige asi, et hiljem see inimene ütles mulle, et tõesti sul Rene oli õigus, et Jeesus on ainus tee, et kui ta sai munade kasvaja. Aga siis juhtuski see päev, oktoober või oli see september 2017, kus ma tahtsin rongile hüpata. Ja siis oli viimane ülekõrs oli sõber Tartust. Ma helistasin talle veel, et mul on see plaan ja et aitab küll, et ja siis ta ütles mulle samal sekundi jooksul ütles, et haala Jeesust kinni, see on ainus pääsetee, siis saad oma mõtteka elu tagasi. Ja see lõikas nagu oleks keegi mõõgaga minu seest läbi lõiganud. See oli nii võimas kogemus. Ma sellest praegu räägin, siis tulevad ka külmavärinad. Et see oli Jeesuse puudutus, mis selle minu sõbra kaudu tuli. Ta sai aru, et mul on kavatsus seda teha. Ja mäletan, et see oli ainuke mees, kes mind aitas selle teekonna jooksul, et andis mulle raha ja küsis, palju sul vaja on sul vaja 100, 500, 600, palju sul vaja on, ma annan sulle. Kirjutas panga väljavõtetel, Jeesus on ainus tee, Jeesus on ainus tee, Jeesus armastab sind, Jeesus on pääste, Jeesus on elu. Ma ei saanud mitte midagi aru, mis ta sinna kirjutas, aga tol hetkel ma ei olnud ka Jeesuses. Hiljem ma viisin need asjad kokku, et Jumala plaan oli see mind sealt välja tuua. Ütlen teile seda, et sealt ei tule välja. Ilma Jeesuseta sihukesest olukorrast ei tule välja. Et ma tean inimesi, kes on tegelenud nende praktikatega, neid ei ole kahjuks elavata kirjas. Nad on surnud. Ja on isegi surnud nende praktikate ajal, on verd tulnud suust ja tegelikult on kurjad vaimud nii võimsalt lõhkunud neid inimesi. Neid ei ole üldiselt räägitud, kes sest ikka räägib. Aga siis samal hetkel ma läksin Allika kogudusse, ma ei teadnud kogudustest ka eriti midagi, kuhu minna. Ja siis, kuigi sõber oli mul öelnud ennem, et mine proovi siin vahepeal kogudusse, aga ma ei suutnud minna, sest need kurjad vaimud hoidsid mind tagasi. Ma ei suutnud kiriku uksest üldse sisse minna. Kuigi võib-olla oleks tahtnud minna, aga ei saanud. Ja siis ma läksin Allika kogudusse, seal oli üks Hiiumaa pastor ja
ta palvetas mu eest, et kuna Hiiumaa juured olid, siis ma sain nagu lihtsamini nagu jutule. Ma ei ole eriti sükene jutustaja ja selline väga avatud olnud. Ja siis ta palvetas mu eest, ütles, et kas sa lõpetad tänasest päevast need praktikad. Ja siis ma ütlesin jah, kuigi ma ei teadnud, millal ma ütlesin jah, aga ma ütlesin jah ja siis läks järjest läks nagu Jeesus tõmbas mind järjest rohkem enda juurde. Siis ma hakkasin käima Olevistes, sain kiriku uksest sisse mindud ja kuulasin neid laule, mis seal oli ja minu eest palvetati ja pisarad voolasid mööda põski. Siis olid need ehtsad pisarad, mitte siis seal joogafestivali ajal. Need olid võltspisarad, mis siis olid. Ja siis ma tundsin, et ma olen õiges kohas ilmselt. Ja see tõmme oli nagu väga tugev, see oli väga võimas tõmme, mis siis Jeesus tõmbas. Ta tõmbas sellest solgist, mis nagu välja vaata. Nagu keegi tõmbaks sind kuskilt poti seest mingist supikausist, kus sa oled uppunud. Ja siis olin mingi aeg juba baptistide liidus ja tegin seal päästepalve. Kuna ma tundsin seda pastorit, kes oli keskkooli ajal mul õpetaja koolis. Ja pisarad voolasid mööda põski ja ma võtsin Jeesuse oma südamesse. Ja siis ei läinud palju mööda, kui ma hakkasin käima ka palvekoosolekutel ja siis olid osad vennad istuvad siin ka, kes olid minu kõrval ja ajasid kurja vaime välja, ma ei teadnud kurjadest vaimudest mitte midagi, kuigi ma olin täiesti seestunud. Ja ma mäletan, et esimene vaim, kes minust välja läks, oli joogavaim. Teised vaimud läksid seal riburada pidi hiljem. Ja siis erinevad pastorid ja töötegijad palvetasid minu eest. Siis ma tahtsin saada ristitud. Südames oli tugev igatsus, et ma pean saama ristitud. Läksin Oleviste kogudusse ja rääkisin vanem pastoriga ja ta ütles, et sa ei saa veel ristitud, et sa pead ikkagi alfa kursuse läbima. Aga tee see avaldus ära, et siis ma tegin see avaldus ära kogudusse ja siis ma läksin noorte alfale ja hakkasin seal käima Olevistes. Ennem palvetasin ka, ma käisin erinevates kogudustes, et Kalju koguduses ja Allikal ja Valguse teel ja et kus siis minu kogudus on ja tuli nagu kuidagi sükke, et Oleviste kogudus on minu kogudus tol ajal siis. Ja siis oli üks palvekoosolek, ma mäletan. Ja siis sealt tulid mingid vennad, tulised süksed usuvennad tulid, mäletan, olid väga tulised usuvennad, olid Venemaalt kuskilt tulid. Ja siis küsiti mu käest, või üldse küsiti sealt, et kas keegi tahab täna püha vaimuga saada ristitud ja kas keeled ja kõik muu. Ja siis ma tõstsin kohe käe või ütlesin jah ja läksin sinna ette ja ta pani mulle käed peale ja siis sain keeled samal hetkel. Ta ütles, et ära üldse karda, et siin on natuke imelik on, aga pane käed peale ja siis tuli võimsalt tuli vaim peale ja neid keeli ma räägin siiamaani, et tänu Jumalale. Ja siis ei läinud kaua aega, kui seal Oleviste kirikus toimus minuga selline asi, et mul hakkas paha, kui ma seda filmi vaatasin. Passion of Christ, mis on väga hea film. See oli ülestõusmise pühade ajal. Ja mul hakkas tõesti paha, ma mõtlesin, ma lähen oksendan kõik selle täis siin, selle kiriku. Et need kurjad vaimud hakkasid minu sees nagu aktiveeruma ja siis mingi 5-6-7 tundi või palju seal oli. Aeti mu seest neid vaime välja siis seal Oleviste kirikus. Aga see oli alles episood number 1, sest see läks veel edasi. Aga põhiasjad said nagu välja aetud, mis siis piinasid. Ja siis kevadel 2018 sain siis ristitud Oleviste koguduses. Ja siis kui ma tundsin, et kui ma ristimisvest välja astusin, siis ma tundsin, et kuidagi selline raskus, mis ma olin nagu küürus või selline raskus nagu
kergemaks läks kohe. Et sükene, nagu mingid rõhujad olid peal mul nagu siuksed kettidega kinni või tundsin nagu ennast väga halvasti ennem. Ma olingi sisuliselt nagu inimvare, et minust ei olnudki midagi järgi. Et praegu olen ka kõhna mees, aga siis olin ma täitsa luukere. Ja siis hakkas Jeesus tööd tegema, et Olevistes ma käisin ja tänu Jumalale, tänu Jeesusele, et ta mind sellest kõigest välja tõi. Ja siis sain antidepressantidest välja, sain nendest paanikahoogudest välja. Jeesus tegi mind vabaks sellest, et ei aidanud arstid, ei aidanud need terapeudid ega nõiad ega muud, vaid Jeesus tegi seda. Ja see kuidagi äkki kadus ära, et seal ei olnud mingit sellist, natuke läks veel aega, natuke aega olid mingid asjad, aga siis kadusid ära. Ropud sõnad kadusid suust ära suht kiirelt. Ainuke asi, millega ma veel maadlesin tükk aega ja millest natuke räägin, on pornograafia sõltuvus, et ma olin tõsistes raskustes ja asult öelda olin ma täiesti ahastuses sellest kõigest. Et see hakkas juba väikse poisina need asjad, eneserahuldused ja kõik muu. Ja ma olin tõesti nagu kitsikuses selles. Aga järk-järgult sai sellest palvetatud siin, vennad palvetasid usinalt ja Jumala vaim oli kohal ja kurjad vaimud lahkusid. Aga kuidagi hoiti ka nii kinni nende kurjade vaimude poolt, et nii kergelt ei läinud. Et langesin siin mitmeid kordi. Ja siis oli niimoodi, et autoõnnetused juhtusid 2 korda. Aga see oli tegelikult Jumala karistus patu pärast. Ja püha vaim ütles mulle, kui ma nende asjade sees siplesin, et kui sa nende asjadega jätkad, siis ma jätan su maha. See oli kuidagi nii tugevalt oli peas, et kui sa jätkad nende asjadega, siis ma jätan su maha. Ja mul oli ikkagi sees mingi Jumala kartus või selline asi, et ma ei tahtnud nende asjadega jätkata ega midagi sükest pismist teha, et kõik tahtsin maha panna. Ja mäletan, me hakkasime siin Agudis, hakkasime neid kurja vaime välja ajama üksteiselt ja ma olen selle üle väga tänulik, et see juhtus. Sest kui tol hetkel poleks mulle öeldud Olevistes, et me hakkame sinuga tegelema süvitsi, ma ei seisaks üldse siin. Ma oleks, ma ei tea, maailmas tagasi. Sest neil on tohutu meelevald nende kurjadel vaimudel, mis juurikad seal kõik sees on, sidumised. Nad ei lähe kohe välja. Mingid asjad lähevad, aga mingid juurikad, kui sa neid välja puhtaks ei tee, siis nad ei lähe. Ja iga aastaga läks paremaks, iga aastaga läks järjest paremaks ja lõpuks selle pornograafial tuli ka lõpp, et 2021 need tõsised palved olid siin koosolekul ja sain vabaks. Ja umbes samal ajal oli ka see, või oli see natukene varem, kuna ma olin tableti sõltlane, ma sõin igasugused erinevad tablette siin, vererõhurohud ja antidepressandid ja mis siin kõik olid erinevad. Nagu kommi sõin seda, igapäevane leib hommikul. Ja siis palvetati selle eest ja tableti vaim läks välja ja siiamaani ei tarbi neid tablette. Ja arsti juures käimised järjest vähenesid, et põhimõtteliselt arsti ei vaja, et mul siin alles oli siin põiepõletik või mis ta iganes oli siin eesnaarmes. 3 kuud oli ja nüüd pole midagi. Et tänu Jumalale. Ja mis Jeesus on veel teinud, ta on palju asju minu elus teinud, et siin võiks väga pikalt rääkida. Et ta on mulle töö andnud, mäletan terve Oleviste kogudus palvetas mulle tööd ja siis tuli loomaaia töö. See oli kindlasti Jumala poolt antud. Seal on olnud raskusi, seal on olnud võitlusi, aga Jeesus on kõigest läbi kandnud ja au annan Jeesusele, Jumalale. Ma mäletan kõige raskem hetk oli koroona ajal, kui mind taheti lahti lasta.
mäletan, see ülemus ütles, et äkki tead mõnda pastorit, kes saaks ära rääkida, et äkki teed selle sutsu ära ikkagi. Ma panin põlved maha ja küsisin Jumala käest, kas ma pean seda koroonasüsti tegema või ei pea. Mul oli niisugune tunne, et see ei ole õige asi, et kuigi ma ei olnud nagu vaktsiini vastane varem. Ja siis sain kohe kindlad häälega, öeldi kohe, et Püha Vaim ütles, et Rene, ära tee seda süsti. Ja siis tegin neid teste igasuguseid, toppisin iga päev põhimõtteliselt need orgid siia ninna ja muidu ma poleks tööle saanud või oli vaja teha. Ja siis nad juristiga olid juba seal kokku leppinud, seal direktor, ja et nüüd on kõik, et selline arst ei saa töötada loomaaias, et mees peab lahkuma. Siis ma ei teadnud, kas ma järgmine päev tööle lähen ja siin koguduses palvetati ja siis põhimõtteliselt samal päeval siis ülemus ütles mulle, et ta räägib direktoriga ja siis paar tundi läks mööda ja siis ta ütles, et me jätame su tööle. Ma ei teadnud, tõsiselt ma ei teadnud, kas ma homme lähen tööle või ei lähe, et kui see on Jumala plaan, ma ei lähe, siis tuleb uus töö. Ja paar aastat hiljem, kui need ninasarvikud seal surid seal loomaajas ja oli seal päris keeruline seis. Ametnikud käisid mul külas ja seal tegid ettekirjutuse asju. Siis taheti mind ka lahti lasta sealt. Et kuna ma vist ei saanud tööga hakkama või mis iganes. Ja siis seal praegune ülemus, kes mul on, see ütles, et seda meest lahti ei lase. Siis ma sain kohe aru, et see on Jumala vaim, kes seda ütles, mitte see mees ei ütlen. Et see mees oli lihtsalt ütles need sõnad edasi, mida vaim käskis öelda. Jumal on mulle andnud, Jeesus on mulle andnud auto, ta on mulle andnud maja, väikse majake, see tuleb ka suurem. Ta on andnud mulle maa, armsad õed ja vennad, sõbrad, uued. Ja mäletan ka seda, et kui see kodu sai nagu puhtaks tehtud, sealt olid igastu joogaõpikud ja igasugused erinevad asjad, mis seal olid kõik. Siis tulid vennad mu juurde ja paletasid ja siis seal 10 kotitäit sai vist siin sama soovis, sai ära põletatud. Tänu Jumalale selle eest. Ja eks Jumal on mind kasutanud ka, et siin erinevad palveid ja päästevalveid on Jumala abiga tehtud ja ma näen ka loomaajas, kuidas mõnda inimest seal Jeesus puudutab, et ma kindlasti ei ole seal niisama. Ja ilmselt ka siin koguduses mitte ei ole niisama siin pandud lihtsalt. Ja nii palju reisin ma ei ole kunagi varem kui praegu, et vanasti oli see, et ma ei saanud mitte kuskile minna, et kogu aeg oli see, et mingi rusumine oli, et peaasi, et üür on makstud ja kõik, et kuskile ei saa. Nüüd on nii rõõmus tunnistada, et ma saan reisida ja koos vendad-õdedega. Ja ausalt öelda nii vabam pole kunagi olnud kui praegu, et see oli päris korralik värk, mis seal minuga juhtus. Et ma olen nii väga tänulik Jeesusele selle eest, et ma olen siin teie ees seisan. Ja vist on kõik. Amen.